tere, mina olen Kristin ja väljakutse on lõppenud. Kätte on tõepoolest jõudnud 25. aprill, mis tähendab, et hashtag võta raamat kätte saab läbi. Selle väljakutse jooksul, ehk siis kuu aja jooksul, olen mina lugenud suisa 6 raamatut. Ja väga erinevaid raamatuid ja väga põnevaid. Nii et ma näitan teile oma kõige ehedamaid emotsioone pärast raamatute lugemist. Aga kes mäletab, siis ma lubasin ka tsitaate sealt otsida. Ehk siis need tsitaadid tuleb nüüd siit metsa vahelt üles leida. Ja ütleme ausalt, ega ma kõikidest raamatutest tsitaate välja otsingi. Mõnest raamatust jäi mõni lõik hoopis silma või siis viimase raamatu puhul ma isegi lihtsalt nautisin seda raamatut. Leidsingi esimese raamatu, milleks oli Jim Ashley Armastuskirju teatrile. Ja miks ma selle raamatu valisin ilmselgelt sellepärast, et minu suur armastus on teater ja näitlemine. Ja see raamat seisis mul pikalt raamaturiiolis. Nii et vaatame, mis lõigu ma siin ära olen märgistanud siis. Nii. Kõik see rügamine ja rähklemine selle nimel, et võimalikult paljudele inimestele meeldida. Meeldida. Millal sai temast professionaalne meeldija? See on üks haiglane ja väärtusetu amet. Haiglane sellepärast, et see teeb inimese haigeks ja väärtusetu sellepärast, et selle väärtust ei anna ühegi mõõdupuuga mõõta. Ja Jim ühelt poolt meeldult armastas teatrit ja ta elus oli pidevalt teater. See teater tuli tema tagasi, aga teiselt poolt ta pidevalt andis märku talle põlastest või siis nagu vihastas tema peale, elas tema peale oma emotsioone välja. Ja see raamat nagu rääkis hästi palju sellest, et näitlejamet ikka ei ole nii kerge, aga sellegipoolest mina tahan ka näitlejaks saada. Ahah, veel üks lõik raamatust Armastuskirju teatrile. Milleks sind üldse vaja on teater, kui on olemas raamatukogud? Kas selleks, et pakkuda järeleaitamistunde laiskadele ja motiveerima kooliõpilastele, kes ei viitsi ise raamatut kätte võtta, kuid keda paratamatult ootab eeskirjanduse kontrolltöö? Ma arvan, et nii mõnigi tunneb ennast ära, kuid teatri asemel kasutatakse tänapäeval isegi filme rohkem, kuid ka teater on sellise mõjuvõimuga, et sa lihtsalt saad vaadata seda, mida kirjutatakse raamatus. Aga ma panen selle raamatu siia kotti, las nad olla siis siin koos ja lähme vaatame edasi. Näete, seal üleval on mingisugune arvuti tekstiga. Äkki see on mulle? Lähe vaatame. Nii, siin on meil lausa 3 tsitaate ja 2 raamatust. Sest et teise raamatuna lugesin ma Julie Buxbaumi Ütlemine 3 asja. Tõeliselt hea raamat. Ja siin on mul toodud välja 2 tsitaati. Kogemused on tähtsamad kui raha. Jätke see endale meelde. Kogemused on tähtsamad kui raha. Ja teine tsitaat. Kui inimesed ei tea, mida oleks õige teha, ei vabanda mitte millegi tegemist. Et kui ma ei tea, mida ma eluga teha tahan, siis see ei tähenda, et ma ei peaks mitte midagi tegema. Ikka midagi peab alati tegema. Ja nüüd oleks õige aeg vaadata, milline oli minu emotsioon pärast selle raamatu lugemist. Ma sain just läbi raamatu Ütle mulle 3 asja ja
see... ma olen nii naljakas selle lõpu üle. Ma lihtsalt poole raamatu pealt juba teadsin tegelikult, kes see inimene on, keda Jessie otsis. Ja kui see lõpuks tuli välja, et see oligi tema, kuigi oli väga palju kahtlusi, et äkki see on hoopis see inimene, see oli ikkagi see inimene, keda ma arvasin, et see on. Ja see oli nii lõi. Aga samas selle raamatu viimane lause ajab mind segadusse. Nagu tüüpiline romantiline noortekas lõpeb see suudlusega või ühesõnaga, nad saavad paariks, onju. Ja siis nagu nad suudlevad. Siis viimane lause on, aga vahel suudlus ei ole suudlus. Vahel on see luule. Ja ma olen nii segaduses. Mida autor tahab selle lausega öelda? Nii, aga 3. raamatuna võtsin ma taaskord ette Jim Mashilevi raamatu ja tema raamatu Kehade mets. Ja siit ma olen siis välja toonud sellise tsitaadi nagu armastus annab inimesele miljard sõna, aga võtab ära suu. Ja tõesti, nii raske on rääkida, kui sinu hinges on armastus. Ma olin kuulnud sellest väga palju, sest et meil koolis oli see kohustusliku kirjanduse nimekirjas valikus, kui me lugesime eesti kirjandust, siis mu õpetaja rääkis sellest väga ja ütles, et mu klassikaaslastele väga meeldis see. No ma ei teagi nüüd, ma arvan, et mulle ka meeldis see. Ta oli selline natukene šokeeriv selles suhtes, et kui te mõtlete, et kogu aeg räägitakse igal pool sellest, kuidas naistel on raske, menstruatsioonid ja naiseks kasvamine ja eneseavamine ja kõik on nii raske, on ju, siis see raamat avab meeste eluraskuse sellise telgitagused. Vahepeal see peategelane ajas mind tegelikult täiega närvi, sellepärast, et ta läks kuidagi mingites situatsioonides nii paanikasse, et iseenesest ta oli ootanud seda momenti niivõrd kaua ja siis selle asemel, et nautida, ta hakkas mõtlema liiga palju tuleviku peale ja läks täiega paanikasse. Ja siis ta tihtipeale lõpetaski need suhtlemised ära ja see, kuidas ta lõpetas, see ajas mind veel eriti närvi. Aga samas ma nagu mõistsin teda, sest tema jaoks oligi see raske, see üleminek. Ja kuna tal oli juba lapsepõlv olnud selline keerulisem, siis ta kuidagi ei saanud sellest lahti, sellest, et ta ei suuda minna edasi. Ja see oli kuidagi mulle tuttav, sellepärast, et ka minul oli hästi raske liikuda edasi. Seega ma soovitan väga seda raamatut lugeda, et mõista ka meeste hingeelu. Mida ma nüüd oskan öelda? Lõpetasin järjekordse raamatu, seekord siis Hea põhja tule vastu. Ja see kuidagi, ma seda raamatut lugedes mõtlesin üle tihti, et kas mulle meeldib see raamat või mulle ei meeldi see raamat. Sest see on täpselt selline, kus sa ei tea, millised need tegelased välja näevad. Ja sa võid need ise ette kujutada, sest et siin ei olnud kirjeldatud neid. Sa teadsid mingi minimaalselt neid andmeid, ala naise kinganumbrit. Ja sa loed nagu lihtsalt kellegi meilivahetust. Aga see raamat puudutas mind väga sügavalt, sest siin oli äratundmist. Ma vahepeal ajas mind see üks tegelastest närvi oma rääkimisega. Teisel hetkel ma mõistsin teda täielikult, sest et
ta oli hirmul. Ja siis selle raamatu lõpp, see püant seal lõpus. Ma sain aru, et mulle meeldib see raamat. Mulle meeldis väga see raamat. Just sellepärast mulle meeldib ka lugeda, kui raamatud puudutavad mind väga sügavalt süsimast. Oma meilides teile saan ma olla nii ehte emmi kui ei iial muidu. Tõelises elus peab selleks, et see õnnestuks, et oleks jaksu pidevalt oma emotsionaalsusega kompromissile minema. Seal ei tohi ma üle reageerida. Seda tuleb aktsepteerida. Sellest pean ma mööda vaatama. Pidevalt kohandatakse oma tundeid ümbritsevaga. Säästetakse neid, keda armastatakse. Poetakse sadadesse väikestesse argipäevarollidesse. Hoitakse tasakaalu. Kaalutakse poolt ja vastu argumente, et mitte ohustada kogu kupatust, kui oled ise osa sellest. Ilma klaverita oleksin ma seepeale murdunud, aga muusika on elu, nii kaua kui ta kõlab, ei sure miski igaveseks. Kui oled muusik ja mängid, elad läbi meenutusi, nagu oleksid need vahetud sündmused. Sellest olen ma tuge leidnud. Ja olemegi kõik tsitaadid ja lõigud üles leidnud, aga ometigi ma lugesin rohkem raamatuid. Seega nüüd on teie ees need raamatud, need viimased raamatud, kus ma tsitaate välja ei otsinud ja ehedad emotsioonid pärast lugemist. Ma unustasin kogemata pärast 5. raamatu lugemist oma emotsioone filmida. Seega meenutame siis, mis emotsioone tekitas minus raamat Tüdrukune, mis on kirjutatud siis Eija Uusi poolt. Ja sellest raamatust ma siis kuulsin ka taaskord koolist. Minu kirjandusõpetaja kiitis seda väga, soovitas väga paljudele ja ma mõtlesin, et miks ka mitte seda lugeda. Kuna naiste teema on viimasel ajal minu jaoks hästi populaarne, siis võtsingi selle raamatu kätte ja ütleme nii, et sellest raamatust tõin ma ka enda lõpukirjandisse ühe näite. Ja tõesti mõtlema panev raamat, sellepärast, et kas tõesti on naised süüdi selles, et nad on sündinud naistena, et loodus on meid loonud ilusamaks. Miks üldse loodus on meid ilusamaks loonud? Kas me oleme süüdi selles, et meid vägistatakse, et meid käperdatakse, et me ei saa rahulikult käia tänavatel ringi, ilma et mingid silmad meid vahiksid? Ehk siis mõtteainet on selles raamatus. No nii, kätte on jõudnud 24. aprill, ehk siis homme lõpeb minu lugemisväljakutse ja mina lõpetasin just äsja oma 6. raamatu selle väljakutse jooksul. Milleks oli siis Claudia Gray Sinu 1000 palet ja see oli tõesti soovitan seda raamatut, sest ta on noortekas, aga ta räägib erinevatest paralleeluniversumitest ja sellest, kuidas seal vahel siis rännati ja see peategelane sattus väga erinevatesse kehadesse, enda kehadesse siis. Ja selles loos on nii palju püante, et see teeb hästi põnevaks selle raamatu, et sa ei ole lõpuni kindel, kes see süüdlane siis lõpuks on. Ja samas on siia peidetud ka armulugu, topeltarmulugu tegelikult isegi. Ja nagu väga soovitan seda. Mina igatahes nautisin väga seda väljakutset ja ma väga tänan ka neid, kes minuga jagasid enda tsitaate. Ma panen need siia. Ja mis muud kui järgmiste väljakutseteni. Ma lähen nüüd koju raamatut lugema. Ka seda elu mulle kergeks pole tehtud.